Nüüd aga kutsume teid Nabala mõisasse. Täpsemalt küll mitte päris Nabalasse, aga räägime siin stuudios Nabala mõisa prouaga. Tere õhtust, Maia Matšenas. Tere õhtust. Teie kohta võib öelda, et väga värske mõisa proua. See mõis on teil olnud nüüd pool aastat. Teie omaduses. Põhimõtteliselt küll, jah. Täiesti vastab tõele. Ja kuidas siis mõisa proua kogemused on? Et ma saan aru, tegelikult käib teil seal juba väga tihe tegevus. Väga aktiivne tegevus ja mitte ainult teie ise, vaid ka külalised. Seda küll, et on olnud väga hea kogemus puutuda kogu kohalike inimestega, kes olid valmis oma 10. laulu- ja tantsupeo tegema Nabala mõisas, nii nagu nad olid 9 korda teinud kohe mai lõpus. See oli meie jaoks esimene selline suurem üritus ja sellele nüüd on järgnenud ridamisi tähtpäevade tähistamisi, sünnipäevasid, pulmasid, et selles suhtes elu on täiesti teie soos. Ja ma eeldan, et elu on hoopis teistsugune kui varem, et teil ei ole ju kogemust sellises valdkonnas varem. Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ma töötan küll inimestega, ma olen töötanud mitukümmend aastat inimestega, aga sellisel viisil, et ma nüüd puutuksin kokku nii paljude erinevate inimeste soovidega, kuidas keegi tahab oma tähtpäevi tähistada, millised mõtted või millised avaldusi tuleb järjest, kuidas seda maja võiks veel kasutada. Et see on selles suhtes mulle ka nagu huvitav, et ma püüan küll ise ka pakkuda erinevaid võimalusi, aga see on, iga päev on täis mingeid uusi üllatusi jälle. Ja kui palju aega seal mõisas siis endal tuleb veeta? Kogu aeg. Kogu aeg? Sellest asjast jah, ilmselt kui mingit asja tahta käima lükata, ei saa mitte kuidagi muud moodi asja kui praegusel juhul ikka kogu aeg. Nii suur ettevõtmine, mõisa omamine, üleüldse mõisa ostmine, et sellised otsused ei sünni üleöö, et oli see teil ammu unistus? Et tegelikult oli nii, et nagu ma Good Newsi portaalis ka intervjuus ütlesin, tekkis selline olukord, kus 2 suuremat last olid suureks saanud, vesast välja lennanud ja 3. laps oli juba nii-öelda kaelakandmise eas, et tekkis mõte, et mida oma eluga edasi teha ja ma võtsin aja maha kuskil 3 aastaks, et rahulikult mõelda iseenda jaoks, panin kirja asju, mida ma võiksin või tahaksin teha ja ei välistanud ka kõige hullumeelsemaid mõtteid. Ütleme niimoodi, et tegelikult see mõisa idee tuli selle 3. aasta suhteliselt lõpus. See ei olnud alguses üldse nagu ideena käsitletav, aga see idee tuli hoopis huvitaval kombel, tuli negatiivsest kogemusest. Tuli negatiivsest kogemusest ühes teises Eesti analoogses asutuses, kus ma eelmine aasta käisin ja kõik see, mis puudutas nagu seda teenindust ja personali suhtumist, oli tegelikult selline, et võib-olla nii mõnigi inimene oleks võib-olla vihastanud või pahandanud ja ära läinud. Siis ma mõtlesin, et aga mina teeksin seda asja palju paremini. Ja sealt järsku tekkiski selline nagu mõte, et aga kui oleks mingisuguse sellise suurusega maja, et nii tore oleks ja kui inimesed tulema pakuks naeratusega näiteks hommiku kohvi ja teeks seda asja niimoodi ja siis ma alles hakkasin otsima seda, et oleks Tallinna lähedal, kui me praegu hetkel elasime enne seda Tallinnas ja leidsingi. Ja leidsite mõisa, tuntud mõisa omaniku tol ajal. Ei ole saladus, et see kuulus Aivar Riisalule, kellelt te siis mõisa ära ostsite ja nüüd olete seal ennast kenasti sisse seadnud. Ja ma kindlasti mainiksin ka ära, et Aivar Riisaluga oli väga meeldiv asju ajada. Et meil oli väga palju erinevaid kokkuleppeid, läbirääkimised olid päris pikad, päris mitu kuud, aga kogu suhtumine ja kõik oli selline, et kuidagi tundus, et algusest saadik meil asjad sujuvad ja see oli väga omamoodi jälle huvitav, aga väga-väga meeldiv selline nagu kogemus. Nüüd olete te selle mõisa majandamise üle võtnud, et mis edasi? Ma tean, et õige pea on teil seal juba üks kontsert hoovil. See on CJAM-i 10. juubelikontsert ja meil on selline plaan, praegu me vaatame pingsalt ilmateadet, et lubab siiski, et tuleb ilus õhtu 30. juulil ja teha see siis mõisa peamajale hästi lähedal õues, pakkuda inimestele võimalust tulla kontserdile veidi varem, teha mingid asjad, kohvi, teed, võib-olla pokaal veini ja muretsesime sinna väikesed
tuleasemed, et kontserdipaika kaunistada väikeste selliste elavate lõkekestega, millel on küll kaitsed peal kõik, et oleks ohutu, aga et see miljöö, et see keskkond, et see pakuks inimestele mingi väga erilise kogemuse. Teil on suurepärased ideed ja ma saan aru, et see kõik on arengus ja aasta-aastalt on kavas seda kõike laiendada ja veelgi oma uute ideedega välja tulla. Jah, seda küll. Praegu on küll selline tunne, et tahaks veel väga palju ära teha. Ja seni on käinud päris palju inimesi, ma sain aru teiega varem vesteldes, et ei ole üldse seda reklaaminud kusagil. Inimesed leiavad teid ise üles. Jah, see on hästi positiivne, sellepärast, et see mõis on tegelikult läbi aastate olnud paljuski koolituskohaks paljudele inimestele ja üldiselt need inimesed, kes on seal käinud, neil on see koht meeldinud. Nüüd me kevadel tegime sihukese esimesel korrusel olulise värkenduskuuri, kõik seinad ja laed ja põrandad said värvitud ja vahetatud, et see värske olemine on inimesed veelgi rõõmsamaks teinud. Nad on öelnud, et meil on siin meeldinud, aga nüüd on veel eriti ilus ja see on hästi positiivne, sest juba tuleb uusi mõtteid, et kes jällegi tahab uuesti koolitusi teha ja konverentse ja kokkusaamisi ja mõttevahetusi, et selles suhtes see osa praegusel suvisel ajal on meil veel nagu ei ole veel töösse saanud, praegu on põhiliselt nagu suurüritused, sünnipäevad, pulmad, aga ma ise usun, et sügisest ja kui me nüüd kohe saame kodulehe ka valmis, saame veel ühe suuna sellele majakasutusele juurde anda. Nii, et teie mõis on avatud ja inimesed võivad tulla sinna uudistama ja asju korraldama või sündmusi korraldama. Ja, väga ootame ja kõik need asjad, sündmused, mis siin on olnud Paekna küla tantsupidu, laulupöö tule üleandmise tseremoonia, ütleme lihtsalt sünnipäevad, mida praegusel juhul on olnud kõik need inimesed ka ise hästi meeldivad, toredad, see koostöö on olnud lihtsalt super. Aitäh teile täna siia tulemast ja loomulikult edu. Ja kõik siis ka meie vaatajad on oodatud CGM kontserdile teie juurest ja Nabala mõisas 30. juulil. Aitäh teile kutsumast. Me jätkame aga kunstinäituse teemal. Ornamentika näitus, mille kohta anti välja ka äsja kataloog ja käime ära siis kunstihoones.